Tere tulemast esimesele internetipäevale Eestis. Eesti Interneti Sihtasutus võttis initsiatiivi ärgitada kõiki interneti arengust huvilisi arutlema. Ja ma tänan teid kõiki, et te selle üleskutse vastu võtsite, siin olete või siis ülekande kaudu jälgite seda tänast päeva. Esmast on mul üks kurb uudis neile Eesti Interneti Sihtasutuse tulistele poolehoidjatele, kes arvavad, et Eesti interneti tootja on ainult sihtasutus. Tegelikult on neid veel. Ja kui veidi akadeemilisemaks minna, siis me tõesti võiksimegi küsida, et mis asi on internet. Ja definitsioon. Kas keegi teab, mis on internet? No kõige lihtsam vist on, et on võrkude võrk. Nii nagu aastakümneid tagasi selle looja ühel legendaarsel pildil John Postel oma kaaslastega seda kujutas. Ja tegelikult võib interneti tänapäevasest nii-öelda osalistest, kes kõik panustavad, neid kujutada näiteks sellel skeemil, mis teie juures on, ja selle lahtirääkimine võiks võtta iseenesest tänase päeva, mida me muidugi ei tee, aga seal üleval on interneti halduse kiht ja all on tehniline kiht. Kui me hakkame nii-öelda telekomme ja majutusteenuse pakkujaid ja domeeniregistreid võtma, siis me teame, et need on tehnilisel tasemel, aga ka kõik, kes seal halduse tasemel on, siis kaasa löövad nii kasutajad, ettevõtted, riik, teadusasutused kui ka kodanikuühiskond, ehk kõigil neil on oma eri roll selles interneti ökosüsteemis. Ja ühine samas on kõigil see, et nad kõik on huvitatud kasutajasõbralikust ja turvalisest internetist. Seetõttu ongi hakatud kutsuma neid, kes hoolivad ja panustavad interneti kogukonnaks. Ja interneti kogukond on eriline. Eriline selles mõttes, et kui nad valitsevad ja haldavad interneti ennast ka, ja seda loomulikult globaalsel tasemel, ehk internet ongi globaalne avalik ressurss. See ei ole nii, nagu enamus asju maailmas mujal, et valitsused või valitsuse osalustel olevad rahvusorganisatsioonid seda nii-öelda haldavad ja valitsevad. Nüüd täna on siis meil siin võimalus arutleda interneti arengute üle ja ma loodan, et tänase päeva ettekandjad on ennekõike arutelu käimatõmbajaks ja me kõik saame panustada siia kaasa rääkida. Nüüd päeva ettevalmistamise juures oli abiks programmi toimkond. Ja ma arvan, et nad on meie tänu ära teeninud. Meil nüüd, mis puudutab korraldust, siis see on niimoodi, et alati, kui teil on küsimus, või te tahate mingit oma seisukohta esitada, siis seda on võimalik teha siit saalist, aga ka Twitteri kaudu. #ipäev 2015 saate oma mõtteid või küsimusi esitada ja me püüame need loomulikult edasi anda ka esinejatele. Ja veel üks asi, kuna tänane päev on ühe suurema ehk ICT nädala osa, siis on võimalik alla laadida äpp, eriti neile, kes rohkem kui ühe ürituse jõuavad väisata täna ja sealt saate kõike nii-öelda
teada, mis on kuskil kavas ja mis selle taustal on. Nii et viljakat arutelu. Ja siit me saamegi minna asja kallale ehk meie tänane esimene teema, Linnar ja Valdur. Olge hea!